olen Kristiina Jõkimenko ja ma olen kunstnik. Ja muidu ma olen maalikunstnik, aga on tekkinud selline suur ja lai kõrvalharu töid, mida ma nimetan siis mandala piltideks. Ja see tuleneb siis sellest, et ma kasutan nende tööde tegemisel spirograafi. See on niisugune hammasratastega nagu asi, mida siis saab nagu ringi ajada ja see teeb erinevaid kujundeid ja siis sinna juurde kujuneb kogu see pilt, et niisugune nagu protsess. Ja kuskilt siis tekkis see nimi, et mandala pildid, kuna see spirograaf meenutab nagu niisugust mandala kuju, et sellist ja see mandala seostub ka sellise nagu niisuguse rahustava mingisuguse teemaga, et need tööd on ka kuidagi sellised nagu teraapilised või sellised mingis mõttes mul olnud. Ja sinna ma panen samamoodi sellist nagu emotsiooni nagu oma maalidesse, aga maalidesse läheb niisugune nagu rohkem jõulisem ja toorem energia ja mandala piltidesse siis läheb niisugune nagu ongi, et vaikselt nagu tuleb see emotsioon sinna pildi sisse. Et nii maalis kui siis nendes mandala piltides tegelikult ma tegelen sama teemaga, et emotsioonid ja tunded, mõtted, aga lihtsalt need on erinevas vormis. See on siis minu kõige esimene mandala piltide näitus üldse, et need on tekkinud mul läbi mitme aasta. Ja alguses, kui ma neid tegema hakkasin, siis mõnikord minu loominguga on ka nii, et ma iga kord ei saa täpselt aru, et mida ma teen ja miks. Et kui täiesti näiteks mingi uus asi hakkab tulema, siis ma vaatan nagu, et okei, et mis siit nagu tahab nagu sündima hakata. Aga siis kui neid nagu tuleb juurde, siis sa lõpuks saad ise ka aru, et siit hakkab nagu niisugune seeria tekkima, midagi nagu täiesti uut. Ja siis alguses ma ei osanudki nagu seda hinnata, aga siis mu isa nägi, ma näitasin talle mõnda oma seda mandala pilti ja talle nagu väga meeldisid need. Et talle just meeldisid need, et talle see mandala kujund meenutas niisugust nagu mingit mutrikest või sellist ja see nagu läks tema selle erialaga nagu hästi kokku, et selline tehniline pool. Ja siis ma kuidagi ise hakkasin ka teise pilguga neid töid vaatama, et tõesti, et siit nagu tahab midagi sündida. Et see oli üsna alguses, kui mul oli neid nagu palju vähem kui siin see väljapanek. Ja siis ma lubasin endale edasi tekkida ja areneda ja nii kaugele nad lõpuks jõudsid, et nad on jõudnud siia näitusele. Ja samas tegelikult mul stuudios on veel osad, mis nagu on veel tekkimises, nii et tundub, et see asi kasvab nagu veel suuremaks, et kes teab, kuhu see lõpuks nagu jõuab, et mõnikord see loominguline impulss nagu tuleb ja ta tahab nagu leida seda väljundit ja mina kunstnikuna alati ka ei tea täpselt, et mis asi see nüüd hakkab sellest tekkima ja ma saan võib-olla alles hiljem teada, et see on niisugune seeria siis nagu. Ja pealkiri Värv ja vorm, närv ja norm. Et algselt oli ta, kui ma sellele näitusele mõtlesin, oli ta ainult värv ja vorm, aga siis tekkis sinna juurde närv ja norm, selles mõttes, et ma ise tegelen nagu kirjutamise ja luuletamisega ka ja siis kuidagi see nagu haakis ennast sinna teemasse ka ja samas see nagu haakus selle näitusega ka, et hästi palju värvi on minu loomingus kindlasti ja selle värvi abil siis moodustuvad omakorda mingid vormid, et siin enamasti nad on nagu abstraktsed vormid, aga mõnel juhul nad ka kujutavad midagi, näiteks need seened, mis lendavad. Ja siis närv ja norm, et see natuke räägib nagu sellest justkui sellest mandala teemast, et närv nagu närvisolek või närv nagu just ka see tunnetus, et kuidas seda emotsiooni tunnetada ja selle värvi ja vormi abil just edasi anda. Ja siis norm on siis nagu see, et kas nagu mingi reegel või siis nagu normaalne tunne. Et niisugune mitmeti mõistetav pealkiri, et seda ma luban vaatajal tõlgendada, kuidas ta ise seda näeb, kuna see ongi niisugune luuleline, et ka mingis mõttes nagu omaette kunstiteos, et kuidas seda siis tõlgendada, kuidas mingit teost tõlgendada, kuidas pealkirja tõlgendada. Ja selles mõttes, et galeriisid on erinevaid. Valges kuubis ehk siis nagu valgete seintega ruumis need tööd mõjuks niisuguselt minu arvates vähemalt nagu niimoodi nagu hästi formaalselt, piiratult, niimoodi, et nagu oleme korralikud.
aga siin just see värv tegelikult just aitab kaasa sellele, et nad ongi juba värvilised ja et las ta siis olla, et mis siis, et nagu las minna, et rohkem the more the merrier, et mida rohkem, seda lõbusam just. Minu loomeprotsess võib mingis mõttes öelda, et ajast on muutunud. Et kunagi, kui see oli ikka väga palju maalipõhine, siis oli niisugune hästi ekspressiivne, et oligi, et mingi tugev emotsioon tekkis ja siis ma nagu maalisin selle nagu endast nagu välja sellele pildile. Aga siis kuidagi ajas on jah muutunud niimoodi, et tegelikult kui praegu minna minu stuudiosse, siis seal on väga mitmeid poolikuid töid ja projekte nagu ootamas ja nagu mõni töö ta ootabki näiteks mitu aastat oma aega, et lihtsalt ja siis lähebki mitu aasta arvu sinna ka töö peale, mis mõnikord ajab kuraatoreid segadusse, sest nad nagu panevad 1 aasta arvu, aga nagu tegelikult see ei sündinud 1 aastaga see töö, et kui ma annan mitu aasta arvu, siis nagu selleks on oma põhjus. Et jah, aga see ei tähenda, et seal nagu seda emotsiooni ei oleks, vaid see ongi, et millegipärast see töö nagu tahab nagu vahepeal oodata ja tekkis mingi teine impulss hoopis sinna kõrvale, millest tuli veel nagu teine töö. Et kuna paljude nende tööde puhul ongi oluline just seesama emotsioon, nii maalide kui nende mandalapiltide, kui ma arvan, et võib-olla kõige puhul isegi. Siis, et ma oleksin selle sama tundega kuidagi kontaktis, et ma nagu ei pea seda konkreetselt nagu alati ise tundma, aga just, et ma saaks kuidagi kontakti selle nagu emotsiooni või tundega, et ei ole nii, et nagu eile ma teen nagu seda pilti seoses mingi ühe emotsiooniga ja nüüd ta on hoopis teise nagu sellega. Et mõne pildi puhul on nii, et võib nagu, et nagu see on nagu täiesti see tunnetuslik, et ma tunnetan nagu ära. Aga mõne pildi puhul on see, et ma tunnen, et aga ma ei saa selle pildi kallale täna selle emotsiooniga minna näiteks. Ja siis ta ootab nii kaua, kuni ma lõpuks saan temaga tegeleda nagu. Aga mõni pilt jälle sünnib väga kiiresti, isegi mõni maal, et näiteks täiesti ühe õhtu või ühe ööga ma mõnikord tegelen oma loominguga ka öösel. Et kuidagi see ööaeg nagu tegelikult kuidagi sobib mulle, et ma ei tea, ma muutun hästi aktiivseks mõnikord siis, kui ma nagu öösel saan oma loomingut teha, et mõnel inimesel on seda jälle raske mõista, et mis asja, et öösel magatakse. Seoses formaadi ja materjali valikuga, kuidas mina nagu olen seda tunnetanud, on niimoodi, et iga kunstiteos tal oleks nagu eraldi nagu isiksus. Et ongi, tal on nagu oma see mingisugune iseloom, siis mõnega ma saan kergemini kontakti, mõni annab ennast päris keeruliselt kätte, aga siis võib-olla pärast on seda suurem rõõm, et jess, ma sain selle maali või tööga lõpuks nagu selle kontakti, et nagu sain aru, mida ma pean selle tööga seoses tegema, et mõnikord on lihtsalt see, et ma nagu tahaksin seda tööd edasi teha, aga ma ei saa nagu ma ei saa aru, mida ta minult vajab nagu. Ja siis jah, see nagu tulebki kuidagi sellest, et ma nagu tekib nagu see äratundmine või see teadmine, et nüüd sel hetkel on seda sellele pildile vaja nagu. Et see ongi jah, niisugune hästi intuitiivne, et jah, sest kui tuleb hoopis mingi teine impulss, et siis ma võtan pigem uue töö või uue valuse. Ja see, et kui suur see formaat on, see on ka niisugune nagu see tunnetuslik nagu, et jah. Ja tööde pealkirjad on minu meelest väga oluline osa teostest, et kuna ma ise olen ka kunstiõpetaja, siis ma olen nüüd just eriti viimasel aastal õpilastele ka nagu pannud rõhku sellele, et nad mõtleksid oma töötele pealkirjad ja neil on ka väga huvitavad pealkirjad. Ma ei tea, kas see on siis sellest, et kuna mina ise olen niisugune loominguline, siis nad julgevad ka olla väga vabad, et siin on pandud ka mingeid numbreid pealkirjadeks, hirmus pikk numbrijada ja niisugused väga loomingulise pealkiri võib öelda. Ja minu enda pealkirjadega siis on nii, et mõnikord tekib mul enne üldse mingi pealkiri, enne kui see töö hakkab nagu tekkima ja ma panen selle kuskile endale kirja, näiteks sinna telefoni märkmetesse ja ta jääb oma aega ootama. Ja siis ma tean, kui lõpuks see töö nagu sündis. Mõnikord on nii, et ma teen seda tööd ja siis tekib pealkiri ja mõnikord see pealkiri nagu tekib hiljem. Ja ühel korral tundus, et seda pealkiri ei tulegi. Ja tuligi pealkirjaks pealkirjata, kes on ka siin näitusel. Tulevikuplaanidest seoses kunstiga. Tulevikuplaane mul on päris palju tegelikult,
ja ma olen niisugust huvitavat asja hakanud ka tegema, et unistuste CV, sinna ma siis lisan, et näiteks 2022 näitus see ja 2030 juhtub see ja nagu, et niisugune tore niisugune unistuslik asi, kus võib täitsa vabalt panna mida iganes, sest see on niisugune minu fantaasia CV. Siis jah, mida ma näiteks olen soovinud sinna panna, on see, et kuidagi mul kogu aeg tuleb üks mõte mingi aja tagant, ta ei taha nagu ära minna. Võib-olla see on siis see, et peaks seda tegema. See on see, et mine keraamikat õppima uuesti bakalaureusesse. Ja see tundub natuke nagu muidugi imelik, selles suhtes, et kes õpib nagu samas koolis 2 korda 2 bakalaurest, aga no kui tuleb see nagu kogu aeg nagu, et kuule ikka mine, siis nagu mitu aastat juba tuleb see nagu seesama teema, siis äkki võiks nagu ikkagi minna mingi hetk. Siis mis veel on mul nendes plaanides? Tegelikult üks näituse idee on, mis otsib ka kunagi tulevikus oma väljundit, et kõiki neid teoseid ei ole veel ka valmis, aga see idee on juba olemas, et see pealkiri siis tahab nagu praeguse järgi, see võib ka muutuda, nagu muutus käesoleva näituse pealkiri, täienes näiteks, et see näituse pealkiri praeguses hetkes on Võidujooks ajaga. Ja see käsitleb siis seda naise teemat, et mul sel aastal oli ka mitu tükki naisega seotud näitust, Naine ja hunt, habras ja tugev. Ja see Võidujooks ajaga siis nagu, kuna naisele eriti on see aja kontseptsioon väga oluline, et siis ta nagu kõige sellega tegelebki, et see nii nagu see bioloogilise kella teema, kui siis ka näiteks see ilu teema, et niisugune plaan on nagu selle näitusega ja ma tahaksin jõuda üks hetk näiteks Vabaduse galeriisse oma näitustega, aga ma arvan, et see on nagu pikem projekt selles mõttes, et kuna mul on neid loomingulisi plaane rohkem, siis ma ei saa oodata, et ma saan need asjad homseks valmis, sest see on nagu nii suur asi kõik, mida ma soovin nagu teha ja ellu viia. Siis mul on veel osasid raamatuprojekte, kus ma ise siis kirjutan ja siis ka illustreerin, need on ootamas oma aega. Osadega ma nagu vaikselt tegelen ka jõudumööda. Siis veel ja siis vahepeal ma olen ostnud ka mingisuguseid internetikursuseid, mis on ka erinevad niisugused nagu loomingulised, illustreerimise niisugused, et mul kuidagi meeldib see õppimise teema endale, et siis on omal ka midagi huvitavat nagu millega tegeleda. Väikese Eesti kohta meil mingisuguseid näituse võimalusi ikkagi on, aga kindlasti ei anna võrrelda mingite välismaa võimalustega, aga samas jälle meil on nii vähe inimesi, et nendessegi vähestesse galeriidesse ei pruugi nagu inimesed jõuda, et kahjuks Eesti kunstipublik ei ole võib-olla nii kaasatud ja kunsti mõttes nagu teadlik, kui võib-olla on nagu välismaal, et saaks nagu paremaks arvatavasti. Ja siis galeriid on ka nagu erinevad, et selles mõttes, et ja näituse pinnad. Et oleneb ka sellest, et mis see näituse kontseptsioon on ja mida sa sellega taotled, et mõnele näitusele võib-olla sobibki hoopis mingi täiesti eriline koht, mitte nagu galerii näiteks. Mul on endale hästi oluline loominguvabadus, et võib-olla see näitus võiks ärgitada just sellist nagu julgust ja loomejulgust, et nagu ei pea olema nagu kogu kunst ei pea olema need vanaaegsed mornid portreed, et kui mõnele inimesele ütled kunst, siis tal nagu automaatselt tulevad kohe niisugused asjad silmad ette ja ta isegi ei tea, et midagi muud võiks veel kunst olla. Et siis võib-olla see natuke võiks nagu avada silmi ja maailmapilti, et kunst võib olla ka nagu värviline ja ei pea olema niisugune morbiidne ja kurb ja matuse meeleolus.